Siin Tempel, siin valimiskool. Täna olen saatejuhina ma üksi. Minu nimi on Urmas Lass ja Heiko Leesmenti esindab täna Padi. Tegemist on siis podcastiga, kus me harime ennast, harime valijaid. Me tahame teada erakondade, valimisliitude kohta võimalikult palju. Ja sellepärast on suured tänud ka kultuuriklubile Tempel, kes oma ruume on andnud ja kes on meid külla kutsunud. Meil saateformaat on selline, et meil on saates ka valija, kelleks täna on siis Siim Ruul ja ka meie edaspidistes saadetes, ma loodan. Valija ülesanne on siis kuulata, vaadata, olla lakmuspaber, nagu Heiko ütleb. Inimene, kes märkab ja kui talle jääb midagi arusaamatuks või jutt läheb liiga ümaraks, ütleme selles mõttes, et ta ei leia vastuseid iseenda jaoks, siis tal on trumm, mida ta lööb. Ja siis meie saatekülalised peavad uuesti lahti seletama neid väiteid ja neid ütlusi, mida nad just ütlesid. Enne saadet ma pean tegema ka ühe avalduse, et ma kandideerin ka, ma ei ole kuskile liige, aga ma kandideerin Pärnu volikokku. Nii, aga nüüd on siis selline moment, et head külalised, teil on võimalus tutvustada iseennast. No väga tore, mina teen otsa lahti, olen Kristel Voltenberg ja valimisliit Südamega Pärnu ja olen meie valimisliidu linnapea kandidaat. Ja mina olen täpselt samast valimisliidust juhuslikult ja olen lihtsalt Jana Ristimets ja olen siis Kristeli selja taga number 2 ehk siis volikogu esimehe kandidaat. Meie saateformaat on selline, et saates on ühed ja samad küsimused, ühed ja samad saate algused, ehk saate algus on siis selline, et teil on praegu 2 minutit aega rääkida iseendast ja ei valija ega keegi teine ei saa teid segada. Ma selleks kasutan siis stopperit. Nii, kas sa oled valmis? Läks. Valimisliit Südamega Pärnu on küll täiesti uus tulija Pärnu poliitmaastikul, aga meie kogemused ja see energia, mis meid meeskonnana ühendab, on tegelikult suured. Meie meeskonda kuuluvad nii ettevõtjad, kultuuri, spordi, haridusvaldkonna tegijad, on noored, on keskealised, on ka eakad, on ka need inimesed, kes väga hästi teavad erivajadustega inimeste muresid ja rõõme ja annavad sellest meile teada. Meil on visiooni, aga mis peamine, meil on suurt ambitsiooni mõelda rohkem kui 4 aastat valimistsüklit. Me tahaksime mõelda vähemalt 30 ja 50 aastat ette sellise Pärnu peale, millest me kõik pärnakatena kõige paremal moel osa saaksime. Et me tunneksime, et see Pärnu on meie linn ja et just meil pärnakaina on siin selles linnas kõige parem elada, parim linn planeedil Maa. Ja ka kogemust on meil. Meie hulgas on neid inimesi, kes on juba poliitikas kogenud, nii nagu mina või ka Jana. Meil on ka täitsa uusi tulijaid. Ma olen tohutult uhke selle üle, et meil on oma noortekoda. Kuulge, parteidel, suurtel erakondadel pole oma noortekoda, aga meie saame küsida oma noortekoja noortelt, mida nemad arvavad ja nende mõtetega arvestada. Erakondadest eristab meid eelkõige see, et me saame panna oma programmis ja mõtetes paika just need asjad, mis meile pärnakatena olulised on. Mitte ei loe suuri loosungeid, mis kas pealinnas või osavaldades ikka ühe suure uhke lausena kajavad. Me mõtestame oma lubadused pärnakatena. Me mõtleme südamega ja tegutseme mõistusega. Ja meie kõige suurem ambitsioon on see, et Pärnul oleks ometigi aeg saada esimene naislinnapea. Väga hea. Nii, teil on 9 sekundit veel. Kas tuleb mingi lause veel? Loomulikult, valige meid, sest nii valivad pärnakad tõsiselt hoolivaid pärnakaid. Nii, 3 sekundit. Korvpallimatsi ajal absoluutselt, et oota, nii. Valige esimene naislinnapea, valige mind. No nüüd läks liiale. Nüüd läks üle. Nii, suurepärane kõne ja siinkohal tegelikult ma annangi Siim sõna sulle, et sina kui valija, kas sa valiksid? Ja ma ei tea, kas ma valiks, veel ei tea, ma peaks teised ka ära kuulama, et ma olen jah täitsa tavaline valija ja 2 lapse isa, tavaline õpetaja Pärnust,
et kui ma nüüd kuulasin seda juttu ja mulle väga meeldis see hoolivuse, siukse kõiki kaasava uue Pärnu idee, aga samal ajal, nii palju kui mul on olnud juttu kolleegidega, mõnikord ka koolis õpilastega, siis minu käest on mitu korda küsitud, et teil on seal see süda on teie logo peal ja järgmine nädal tuleb kohtumine Marina Kaljurannaga, et kas te olete tegelikult lihtsalt valimisliitu maskeerunud sotsid? Päris kindlasti mitte, et kõige lihtsam olnuks ju siis minna meie liikmetel Sotsiaaldemokraatlikku erakonda ja minna erakonnana välja. Aga meile on oluline tegelikult sõltumatus ja nii nagu ma just ütlesin ka selles lifti kõnes, et me mitte ei lähe kaasa nende loosungitega, mis tulevad partei keskkontorist, ei pea silmas üht ega teist, on see halvem või parem, vaid meil on see hea võimalus tulla oma inimestega kokku ja rääkida neid mõtteid ja arutada neid ideid, mis meile pärnakatena, sõltumata meie maailmavaatest, olulised on. Ja siin ka Siiri Erala Pärnu Postimehest kirjutas, et meie hulka on peitnud ennast sotsiaaldemokraadid, meil ei ole keegi kuskil ennast peitnud. Me oleme selgelt öelnud, kes me oleme. Muide, mina olen kunagi olnud Reformierakonnas, alustasin Pärnus Reformierakonnast, ma ei ole sellest kunagi teinud saladust. 2007. aastal astusin erakonnast välja ja olen sellest arvates olnud nii võimalikult sõltumatu, kui vähegi see võimalik on olnud olla. Ja poliitikas ei ole nii, et sa saad olla täiesti apoliitiline, ärme loome endale illusioone, sul peab olema maailmavaade, aga meie selge ühine joon ongi see, et me mõtleme südamega, tegutseme mõistusega ja muuhulgas on meie hulgas neid inimesi, kes pole kunagi ühtegi erakonda kuulunud. Ma just rääkisin siin meie noortekojast, nad ei olegi saanud kuskile veel kuuluda, aga nad on täna meiega, jagavad meie vaateid. Nii et ma usun, et me oleme selle võrra väga-väga tugev meeskond. Aga ma võib-olla küsin selle asjaga ära, et alati uue jõu puhul, et isegi kui ma nüüd tahaks teid valida, siis teades, kuidas Eesti valimissüsteem toimib, et mul peaks olema ka kindlust, et te osutute valituks, eks ole, sest muidu minu hääl pigem võimustab neid, keda ma valida ei tahtnud. Et viimastel valimistel saite 58 häält. Et kust nüüd need ülejäänud tulevad, et olla esimene naislinnapea Pärnus? Absoluutselt ja annan sellest endale isiklikult väga hästi aru, sest 4 aastat tagasi ei olnud mulle veel päris täpselt arusaadav ja selge, millisele maastikule ehk siis poliitmaastikule ma astun. Ja ma pean tunnistama ka seda, et minu küsimustele ma ei saanud vastuseid ka oma toonaselt meeskonnalt. Mu ambitsioon oli selgelt suurem, aga võib-olla meeskonna toetus ei olnud ka nii tugev. Täna ma püüan seda viga vältida. Me teeme meeskonnana maksimaalselt koostööd, me oleme üksteisele toeks ja me teeme nii hea tulemuse, kui me vähegi suudame teha. Ja vot see on küll kindel. See mulle meeldib valijana, ma tahan näha ikkagi liitu, kes tahab tulemust teha, eks muidu pole ju mõtet kandideerida, eks see on absoluutselt. Kirglikkus, see on üks märksõna, ma arvan, et kirglikkust ma praegu märkan. Aga lähme meie esimese küsimuse juurde. Kes on teie sihtrühm ja keda lähete püüdma? No, sa vaatasid mulle nii silma sisse, peaaegu kirglikult, ma siis teen otsa lahti. See on kindlasti pärnakas ise ja selline pärnakas, kes oma meelelaadilt on ettevõtliku meelelaadiga. See inimene ei pea olema ilmtingimata ettevõtja, aga oma meelelaadilt ettevõtlik. Ehk et mitte ainult mõtlema, et mida linn oma valitsusena saab tema heaks või peab tema heaks tegema, vaid ta küsiks ka seda, et mida mina inimesena, kodanikuna saan selle linna ja oma kogukonna heaks teha. See on ka inimene, kes ei taha valida erakonda või parteid ja näeb just valimisliidus seda alternatiivi vabaks mõtteks, laiemaks diskussiooniks, vähem monoloogi, rohkem dialoogi. Mõtlev inimene, kes saab aru, et me oleme suunanud oma mõtted Pärnakale. Ma lisan siia juurde veel selle Kristelile, et kuna KOV valimistel saavad hääletada noored juba alates 16. eluaastast, siis see on ka üks põhjus, miks me väga palju oma meeskonnas kaasamegi neid samasid noori, et lõppkokkuvõttes õigete mõtete, õigete ettepanekutega jõuda ka nendeni ja püüda ka tegelikult nende hääli. Et sageli kipubki olema nii, et kõik tahavad püüda küll pensionäride hääli, et nemad on kõige truumad valijad, lähevad alati valimiskasti juurde, aga noored on sageli jäänud kuidagi natukene tahaplaanile. Ja
16-aastane on juba täiesti mõtlev inimene ja proovime ka seda sihtrühma ikkagi sihtida. Ja lõppude lõpuks need samad noored on ju need, kellele me usaldame oma Pärnu vot selle sama 10, 20, 30 aasta pärast. Nii et täna tahame neid juba kõnetada. Ma annan kohe sõna Siimule, aga mul on üks küsimus, et täna selle nädala Postimehes oli artikkel sellest, et hästi palju inimesi kandideerib ja ainult 39 kohta on ja seal all ma lugesin huvi pärast ka neid kommentaare. No ei olnud kõige meeldivamad, et jälle tsirkus ja kõik lähevad hea elu peale. Mida öelda sellistele inimestele, kes on tegelikult pettunud volikogus? No tegelikult siin tulebki täpselt see sama ettevõtlik vaim, et mitte küsida seda kogu aeg, mida saab linn või kohalik omavalitsus ja kohe peab minu heaks tegema, aga mida mina saan ka teha. Et kodus istuda ja valitsust või ka linnavalitsust kiruda on maailma lihtne, aga tule sealt kodust välja, mõtle kaasa ja tõsiselt mine palun valima või kui sa ei lähe valima, siis ava oma rüpperaal ja vali seal, tee oma valik, tunne ise huvi, ole aktiivne selles valiku tegemises ja siis on ka poliitikul parem aru saada, mida see valija lõppkokkuvõttes tahab, kuhu me siis läheme. Et loota, et poliitik on mingi imeinimene, kes näeb kõikide maailma inimeste pähe ja taipab, mida on vaja teha, on ka absurdne. Inimene ise peab olema aktiivne. Ja ma selle mõttega olen 100% nõus, muidugi peab olema aktiivne. Mina käin valimas, olen alati käinud, aga eelmisel korral pooled Pärnu inimesed ei käinud. 52% oli äkki valimisaktiivsus, kui ma nüüd siin peast ei eksi. Et kuidas te jõuate nendeni? Et see on nagu ilus jutt, eks ole, et tuleb olla ise aktiivne, mida mina saan teha linnale. Aga need 52% ainult käisid valimas, ülejäänud pooled inimesed ei ole ju sedagi teinud. Mitte, et nad ei taha erakonna poolt hääletada, nad ei üldse hääletada. Et kuidas te jõuate nendeni? Ei tohi karta inimestega suhtlemist. Et ma toon kohe siin näite. 2 päeva, reedel ja laupäeval, olime väljas oma telgiga Pärnu taimelaadal. Toredad inimesed, kes käivad taimelaadal, need ilmselgelt hoolivad oma linnast, oma kodust, täpselt meie sihtrühm ja nad tegelikult tulid väga hea meelega rääkima meile oma muredest, aga tulid jagama ka oma rõõme. Ega siis inimesed ainult sulle muret ei tule kurtma. Ja niimoodi inimestega vesteldes me saame tegelikult arendada seda dialoogi, mis on meile poliitikutena ülioluline. Teiseks, meil on kodulehel selline vahva sektsioon, kus on ettepanekud. Vanasti olid ettepanekud ja kaebused, meil kaebusi ei ole, me oleme alles alustajad, aga meil on ettepanekud ja uskumatu on see, et meil seda boksi on tõesti kasutatud, me oleme tõsiselt võtnud need ettepanekud lauale, me igal teisipäeval saame oma suurema meeskonnaga kokku ja me arutamegi päriselt neid teemasid, mida inimesed on meile saatnud. Me anname neile ka tagasisidet, see ei jää lihtsalt meie enda aruteluks, vaid me suhtleme inimestega ka nii. Ja ma usun, ja siin ka, eks ole, Jana tõi väga hästi välja selle noorte küsimuse, me oleme täna juba jõudnud palju rohkemateni, kui ma vähemalt loodan, kui eelmistel valimistel poliitikud vaevaks võtsid. Ja see, et täna kandideerib väga palju erakondi, valimisliite ja ka üks üksikkandidaat, see loob vähemalt sellised mõistlikud alternatiivid valikuteks. See peaks ju valijat ometigi ka kõnetama. TikTok on teil, et noored kätte saada? Minul isiklikult on. See oli nii põnev teekond. Ma ei teadnud sellest TikTokist ka midagi, aga palun arene. Ma olen 57, ma olen täiesti valmis arenema ja uusi asju õppima. Ma ei ole TikTokis veel maru osav, aga ühel päeval saab minust ka osav. Kindlasti selleks ajaks tuleb juba mingisugune uus portaal peale, ma õpin selle ka ära. Selge. Ma jälgin, ma võtan sinu seda kirglikust teadmiseks ja teen ka oma TikToki konto. Väga lahe. Näed, siin ma olen juba on sinu... Teise küsimuse juurde ma tegelikult küsiks seda, et kui me enne ütlesime, et vanemad prouad härrad on, ütleme, need, kes on harjunud käima, see on geenides neil ema, isa, vere ja, või piimaga sisse antud. Aga küsimus selline, et kui me nüüd natukene mõtiskleme, kes või milline sihtgrupp võib olla selline Pärnus valimistel suke kaalukeel, keda peaks nagu kõige rohkem kõnetama, et see tulemus oleks täpselt selline, nagu teile sobiks? Kõnetama peaks ju kokkuvõttes kõiki,
aga jube keeruline on öelda, kes see kaalukeel siis lõppkokkuvõttes on. Pigem ongi see sama tavaline, lihtne tööl käiv inimene, kes täna tunneb, et võib-olla tal ei lähe elus kõige paremini. Me näeme erinevate üritustega seoses. Me näeme kaubanduses, kuidas inimesed täna on päris nurka surutud sellega, et kui su toidukorv ei vasta ammugi enam sellele, et sa ei saa osta enam eestimaist toitu, sest see on nii üüratult kallis, sa oled jännis sellega, et oma elektriarvet ära maksta, nad on suhteliselt frustreeritud sellest kõigest, et nendele inimestele võib-olla olekski vaja anda lootust, et kuigi kohalik omavalitsus ei saa tõsta inimeste pensione, ei saa tõsta igasuguseid peretoetusi, siis kohalikul tasandil ikkagi ma arvan, et need inimesed me saaksime neid mingil määral selles mõttes aidata, et seesama meie enda keskkond, see, et me võib-olla pärast jõuame noorteni, et kui lapsevanem tunneb, et ta näiteks ei saagi oma last saata ei huviringi, ei trenni, sellepärast et lihtsalt tal rahakott ei kannata seda välja, siis kõikide selliste asjadega tegelikult KOV saab kaasa aidata. Ma kohe küsin, et mis siis hakkab juhtuma, kui teie osutute valituks, teie juhite volikogu, teie olete linnapea, oletame, et selline asi juhtub. Mis need asjad on, et kas lasteaiatasu alaneb, kaob ära, kas huviringid lähevad siis tasuta, et mis siis on, kuidas see linn mind päriselt aitab, et see idee on ilus, ma olen nõus, aga mis me teeme selle oma piiratud eelarve sees? No tasuta lõunaid ei ole ju tegelikult mitte kunagi kuskil olemas. Keegi kuskil peab selle tegelikult kinni maksma lõppkokkuvõttes. Aga seesama huvihariduse teema tegelikult on väga paljud lapsevanemad ütlevadki, et kui Tervise Arengu Instituut ütleb, et esimesse klassi minevate laste ülekaaluliste laste osakaal järjest tõuseb aasta-aastalt ja kui lapsevanemad ütlevadki, et me ei saa last panna trenni, sellepärast, et mul ei tule kuumaks on juba enamus trennidel kahjuks üle 100 euro kuus, see on väga suur summa, et ma ei saa seda omale lubada. Kui kohalik omavalitsus suudaks näiteks kindlustada igale lapsele vähemalt ühe huviringi, olgu see balletikool, olgu see kunstikool, olgu see jalgpall, mis iganes selle lapse huvi on, kui ta suudaks sedagi juba tagada väga hästi. Tasuta lasteaiakoht, no see on niisugune suhteliselt propagandistlik asi, ta kindlasti oleks see, et kui sa paned valimislubadusena sellise asja kirja, et inimestele läheb see korda, aga nagu näha, mis juhtus Tallinnas sellise teema peale, siis mingi mõistlikkuse piir asjal on. Võib-olla kohatasust vabastada, võib-olla maksta ainult toiduraha, võib-olla vastupidi. Mingisugune summa ikkagi võiks olla, mis lapsevanem ise ka välja käib. Päris tasuta, ma niisugust asja kohe kindlasti tegelikult ei lubaks. Aga ühe selle ringi saab, jah? Päris kindlasti. Siit on hea edasi minna meie järgmise küsimuse juurde. Kuidas valimisprogramm kokku pandi? Et kuidas te panite kokku? No kõigepealt me võtsime olemasoleva koalitsioonilepingu ette ja võtsime ta täitsa juppideks lahti ja analüüsisime seda, et mis on tehtud, mis näiteks on veel lõpetamisel või mis on sellised punktid, mida mis tahes objektiivsetel asjaoludel polegi üldse võimalik teha. Istusime oma meeskonnaga koos, saime need nii-öelda analüüsi tulemused ja siis hakkasime just valdkondade kaupa tegelikult vaatama sisupunkte. Ja nii nagu ma algul oma liftikõnes ka ütlesin, et meil on tõesti selline äge meeskond, kus meil on väga erinevate elualade inimesed. Näiteks on meie programmis väga olulisel kohal haridus, aga meiega valimisliidus kandideerib Pärnu kolledži direktor. Kõige ägedamal tasemel, eks ole, hariduselu Pärnus siin tundev, teadev inimene. Me oleme ka Pärnu ühisgümnaasiumi hoolekogus temaga kolleegid koos ja me valdame seda teemat. Lisaks on meie valimisnimekirjas inimesed, kes on kooliõpetajad või koolides tegevusjuhid. Nii et see on reaalne sisend ja panus. Või kui me siin rääkisime näiteks eakatest, siis ka eakate küsimused, see, kuidas eakas ennast tunneks Pärnus väärikalt ja tõesti väärikalt ja hästi, siis meiega koos kandideerib Pärnu Pensionäride Liidu tegevjuht ja meil on sealt tuge ja sisendit väga selgelt ja palju. Või siis sama noorte küsimus, me saame kõnetada oma noori. Me ei mõtle asju välja, vaid me räägime oma inimestega ja tõin ka näiteid sellest, et kuidas me räägime tegelikult oma potentsiaalsete valijatega ja niimoodi ka seda valimisprogrammi oleme kokku pannud. Ja ma pean siinkohal ütlema, et meie valimisprogramm on kenasti meie kodulehel olemas, aga me oleme kokku leppinud, et sinna lisandub veel eraldi peatükk. Me kinnitame selle ka meie toredate noortega koos järgmisel teisipäeval ja ongi eraldi peatükk Pärnu
ja noored. Nii et niimoodi see on tõsiselt sündinud ja mul on pagana hea tunne, et see programm on päriselt sisuline ja see, mida me ise tunneme, taipame ja mõistame ja ka oleme valmis ära tegema. Aga ma korra valijana peegeldan, et panite ise kokku, istusite oma kambaga maha, väga vinge, paljud uute poliitiliste jõududega, vahet ei ole, kas riigi tasandil või kohalikul tasandil, aeg-ajalt juhtub nii, et programm pannakse õhinaga kokku, suure entusiasmiga tullakse peale, aga siis liigutakse laiali, et kui me vaatame Eesti tasandit ka, eks ole, ja ühel hetkel ei jää sellest jõust enam midagi järele, kõik liiguvad vanade olijate ridadesse üks ühte ja teine teise kohta, et kust tuleb minu usaldus siis, et see teie entusiasm jätkub ka 4 aastat või nagu te ütlesite, rohkem, mitukümmend aastat? No täpselt see nii, nagu sai räägitud, eks ole, et ambitsiooni vaadata pikema perspektiiviga ja mitte unistada sellest, et kõik muudatused, mida me tahame ellu viia või kõik suuremad asjad, mida me soovime ellu viia ja me võime nendest suurtest asjadest tegelikult eraldi rääkida, ma tohutult hea meelega räägiksin sellest, me ei unista sellest, ei ole sinisilmsed, et see juhtub 1 või 2 aastaga. Loomulikult programmi koostamisel muuhulgas, nagu ma ütlesin, et me vaatame olemasolevat koalitsioonilepingut, analüüsime seda, oleme targad mõtestamaks, et mida oli võimalik teha, mida perspektiivis on edasi võimalik teha, kus me võime takerduda ja loomulikult me kuulame ka teiste poliitiliste jõudude mõtteid. Näiteks mul oli väga hea meel selle üle, et kui me räägime sellest, et Pärnust võiks saada Euroopa kultuuripealinn 2035 või 6, siis esimene ka, kes tegelikult saatis oma programmi välja teistele erakondadele, oli Keskerakond ja seesama Euroopa kultuuripealinna mõte oli ka Keskerakonna programmis. Ma juba tunnetan seda, siin on selline lõimumise koht, kus me saame ajada Pärnu jaoks suurt asja, mitte üksi, aga vähemalt 2 ja loodame kõnetada siis ka 3. ja 4. Keskerakonna puhul on see, et nad peavad asju tegema enne, sellepärast et nad kardavad, et muidu puudel erakond ju jälle võtab nagu selle teema üle, aga Siim? Jaa, mul oli, ma korraks tulen tagasi ikkagi oma küsimuse selle nagu esimese poole juurde, et paljud uued poliitilised jõud, nad jooksevad esimese 4 aastaga laiali, sest koos pandi plaanid paika ja siis juhtubki nii, et osad lubadused saavad täidetud, mis on ühtedele olulised, aga teiste asjad kuhugi ei jõua, et Martel on endal sama kogemus, eks ole, Pärnu ühendab ridadest, et siis kus me teame, et teie jääte kokku? Avatus peab olema suheldes kõigi teiste poliitiliste jõududega. Ei saa teha poliitikat nii, et ma hakkan kedagi välistama. Vot see on olnud, ma arvan, üks selline murekoht, kui tuleb poliitiline jõud ja siis küsida, et aga kellega te koostööd teete? Sellega, kellega meil on ühised vaated. Aga kas on kedagi välistada? Ja siis hakatakse üles lugema neid, keda sa välistad. Poliitika on kompromisside kunst. Me peame suutma oma head ideed teha võimalikele partneritele nii mugavaks ja meeldivaks, et me saame aru, jah, me läheme selle ühise ideega. Me panemegi kõik oma ideed lauale ja sealt sünnib ühisosa. Abielus on samamoodi. Ega ei ole nii, et mees tuleb ja paneb pampsti käe lauale ja ütleb, et olgu kartulit ja sousti. Naine ütleb, tahan ainult sushit. Leitakse kompromiss. Ütleme, teie siis ütlete, et teil ei ole ühtegi valimisliitu ega erakonda, keda me teame hetkel, kellega te ei teeks koostööd? Kui sellel valimisliidul, erakonnal on idee edumeelsest, ettevõtlikust, tulevikku suunatud Pärnust, siis arvestagu meiega, me oleme kambas. Kindlasti. Ma ei ole lugenud, ütlen, võib-olla ma teen kohe siin sellele valimisliidule karuteene või ütleme, olen halb, aga plaan B, nii palju kui me temast teame, näed ühisosa. Kordan mõtet, kui nende idee on tänasest edumeelsem, parem Pärnu, siis küll seni kahjuks ma pigem olen kuulnud sellist protestivaimu, ma ei ole tänaseks tunnistan päris täpselt aru saanud, aga ma annan oma parima, et aru saada nende valimislubadustest ja nende platvormist, et selline kõike eitav ja kõike nagu demoniseeriv suhtumine loomulikult kuskile ei vii. See ei vii neid ka koalitsiooni läbirääkimiste laua taha. Sellega olgu nemad hoiatatud, et kui neil on selline positsioon, siis mitte keegi neid koalitsiooni ei oota. Me lähme järgmise küsimuse juurde ja
sa ütlesid seda, et te võtsite koalitsioonilepingu juppideks. Siit on ka meie järgmine küsimus, et 3 asja, mida pärnakas praegu hetkel kõige rohkem vajab. Et mis need oleks? Rõhutan seda, et meil on täna vaja pikka plaani. Meil on vaja ühist arusaamist, kuhu me selle Pärnuga tegelikult liigume. Et ei saa olla niimoodi, et on 4-aastane valimistsükkel ja sinna see asi lõpeb. Et toon ühe näite. Ehitasime silla valmis, kuigi olime oodanud seda 30 aastat, saime silla valmis. Me ei ole alustanud tõsiseid sisutihedaid diskussioone sellest, mis on see üks või ka mitu suurt asja, mis on need järgmised asjad. Aga ma toon paar head näidet, mis need võiksid olla. Väga kaua samamoodi oodatud Pärnu kunstide maja, kuhu ühe katuse alla saaksid koondatud olla kunstikool, muusikakool, eks ole, kunstikoolil vaata, et katus sajab kohe sisse. Samamoodi koht näitusteks, on nad siis alalised näitused, on need siis ajutised näitused, on need biennaalid. See on koht, kus saavad ka eri vanuses ja erineva kultuuri sihitusega siis inimesed kokku. Seal samas võiks olla ka keskuslinna noortekeskus. Noortekeskust on meil päris selgelt keskuslinna vaja, et see on praegu kuskil üle jõe, ei ole mugav minna, et kuhu me liigume ja muidugi see suur perspektiiv, et kui 100 aastat tagasi Brakman suutis mõelda, et jah, meil on kuurorti identiteet ja me seome selle tööstusega, täna me naudime neid vilju 100 aastat hiljem ka kuurorti identiteeti edasi arendada väga selgelt, aga tööstust on vaja tagant tõugata. Meil on aeg, nii et esimene asi, mis pärnakatel puudu on suur plaan. Mis on teine? Mis on puudu, on korralik ja normaalne parkimiskord. Nuta või naera, oled sa turistidega, suhtled tänaval, meie enda külalised, kes tulevad kuskilt väljapoolt Pärnud või ka pärnakas ise. Kahjuks täna on see kogu süsteem nii pea peale keeratud, et see lihtsalt tuleb tagasi juppideks lahti võtta. Seal tuleb leida mingi loogiline lahendus, sest see, et ühel pool tänavat on sul tasuta parkimisaeg kellaga 15 minutit ja teisel pool tänavalt, täpselt sama tänav, on sul parkimisaeg tasuta kellaga tund aega. Need on 2 erinevat firmat, siis ei saa omakorda keegi aru, kus on omakorda Pärnu linnamaa. Parkimiskord tuleb saada korda. Okei, esimene oli siis pikk plaan, parkimine ja mis on 3? Hea küsimus. Mis võiks olla siuke 3. hea teema? Mis pärnakas praegu kõige rohkem... Tegelikult on niimoodi, ma võtan siit jutujärje üle. Neid teemasid on kindlasti rohkem kui 3. Aga kui me rääkisime siin parkimiskorrast, mille tegelikult eeskõnelejad ise on asunud seda hanitama parkimiskella lükates ja on väga piinlik, siis teine asi, mis on täna piinlik, on see, et me oleme oma Pärnu prügimajanduse ajanud ikka täitsa upakile. Et nii Pärnakale on see... koormav ja tegelikult ei ole piisav see korraldus nii, et sellega võiks rahul olla, aga meie kuurort linna imago saab sellest väga selgelt kannatada. Nii et prügimajandus selgelt korda teha ja kui sa lubad mul ühe mõtte veel, me peame väga vaatama ka, tegema ühe korraliku linnavara auditi, et me vaatame selgelt üle kõik need objektid, mida on võimalik ja mõistlik näiteks võõrandada või ka osalused. Ma toon siin ühe näite. Pärnu linnale 100% kuulub Spa Estonia. Bilanss on täna heas korras, ma olin natukene rohkem kui 3 aastat selle Spa Estonia nõukogu liige ka, eks ole, ja ta on müügikõlbulik päris kindlasti. Tegelikult me oleksime pidanud müüma selle juba aasta aega tagasi, kui me Covidist väljusime ja saime bilansi ikkagi tublisse korda. Samal ajal meil on vaja kunstide maja ja ikka me kuuleme, et meil raha ei ole, aga raha seisab meie osaluse all. Samal ajal on tulemas kohe uus konkurent, eks ole, uus konkurent hotell, nii et me peame mõistlikult tegema uuesti linnavara auditi ja vaatama, millised asjad on võimalik võõrandada, et luua uut kvaliteeti. Jälle see ettevõtja mentaliteet, eks ole, et linna juhtimises me peame rohkem natukene mõtlema ettevõtliku vaimu ja ettevõtja mentaliteediga. Ja siin ma annan valija Siim. Jaa, valija Siim. Valija Siimule väga meeldib idee sellest, et meil peab olema pikk plaan ja paljude lubadustega ongi nii, et ma saan aru miks ja ma saan aru mis, aga ma ei saa aru kuidas. Et kuidas see plaan nüüd tekib, et olgu, te ütlete, tuleb teha pikka plaani,
kuidas te seda teete, et te olete ju üks jõud, teised tõenäoliselt tahavad ka pikka plaani, aga no seda pikka plaani pole siin 30 aastat tekkinud, et miks ta siis nüüd peaks tekkima või mis need sammud on selle pika plaanini? No praegu vist on, ma korra segan vahele ka, et see sõna pikk plaan on vist praegu siuke pigem irooniline, et valijate juurde minna ja ütelda, et teate, meil on pikk plaan. Ei, valijatega koos saab teha seda pikka plaani ja esimene valija ettevõtliku meelega inimene ehk ettevõtja. Tegelikult on ju niimoodi, et ei ole vaja näiteks arengustrateegiate kokkupanemisel. Meil on nüüd praegult arengustrateegia aastani 2035. See on vähem kui 10 aastat, see on 9-aastane perspektiiv. Ja tegelikult me ei ole alustanud sisulisi diskussioone oma linna kodanikega, ettevõtjatega, panustajatega ju selle kohta, et mis siis see järgmine 10 aastat, 15 aastat ja 20 aastat toob. Et me peame väga jõuliselt neid diskussioone alustama. Meil tuleb kohe tore turismikonverents. Ma loodan, et see ei ole lihtsalt ühepäevane üritus, kus me saame siis teada Destination Estonia ja nende välispartnerite koostöös siis sündinud mõtetest, vaid et sealt sünnib järgmine kvaliteet, kus julgelt öeldakse ja siis tuleb järgmine ümarlaud ja me hakkame neid teemasid arutama. Monoloogi on olnud lubamatult palju. Meil on rohkem vaja dialoogi ja dialoogi ei tohi karta. Et no öeldaksegi nii, et tuleme kokku ja mis sellest saab. Me tuleme nii kaua kokku, kuni me saame panustajatelt sisendi, millega on võimalik ka päriselt seda pikka plaani sisustada ja siis ka selle poole liikuda jällegi. Ettevõtja mentaliteet, ettevõtja ei tõuse hommikul üles ja ei mõtle, et ma ei saa seda teha, mul raha ei ole, mul mõtteid ei ole, ettevõtja ei ja ma tahaks ikkagi aru saada, et mis me siis teeme, arengukava hakkame tegema või? Et kaasame rohkem, teeme, Pärnu linn teeb uue arengukava, teeme 3 ümarlauda, 1 ettevõtjatele, 1 noortele, 1 haridusinimestele ja siis kirjutame seda ühte dokumenti kokku ja see ongi see pikk plaan või? Sellest sünnib pikk plaan, et ma taipan, et sa ei ole olnud ühegi arengukava või strateegia tegemise. Olen päris mitme puhul, jaa. No, väga äge. Siis on väga äge, siis sa tegelikult tead, kuidas neid tehakse ja siis sa saad ka anda oma panuse, et naeruvääristada seda, et meil on vaja diskussiooni ja et meil on vaja neid ümarlaudu ja et meil on päriselt vaja ettevõtjatega rääkida, küsida, mida nad tahavad keskuslinnas teha, milliseid arenguid nad eeldavad näiteks jõe ääres. Neid diskussioone on päriselt vaja. Aga siis täna on nii, et tänane linnavõim ei ole arengut proovinud, arengusse kaasata huvigruppe, ei ole kuulanud ettevõtjaid, ei ole küsinud kohalikelt inimestelt, mida vaja on, et kas me täna ei ole seda juba teinud? Ma väidan, et tihti on see deklaratiivne. Siit on minna hea selle juurde, kas meil on ka midagi head? 2 asja, mida te ei muudaks Pärnus ja ärme räägi, et mereasendit või rannaparki. Aga miks ka mitte? Nii, mis oleks, ütleme, need 2 asja, mis meil on hästi? No tegelikult on niimoodi, et see, mis Pärnul annab selle hästi hea tunde, et miks minagi siin elada tahan, on seesama keskkond, mis meie ümber on. Olgu see seesama meri, mille asendit ma päris muuta ei tahaks, on seesama jõgi. Meil on tegelikult, kui linna niimoodi ülevalt lennuki pealt alla vaadates, meil on päris palju rohealasid ja seda tegelikult tuleb hoida, säilitada ja vajadusel ka, ma ei tea, põõsaid juurde istutada, lilli juurde istutada, sest tegelikult seda säilitada on vaja, täna on vanavanemate päev, meie lastele, lastelastele, see on kindlasti see, mida tuleb hoida. Ja mina lisan siit kohe juurde, meie DNA on kuurorti identiteet, vot seda küll ei muudaks, aga ka siin saab seda edasi arendada, eks ole. Me mõtleme kuurortist väga kitsalt, me mõtleme sellest, et need on hotellikohad, mida tuleb täita ja see on massaaž, eks ole, mida tuleb turistile pakkuda, aga tegelikult on Pärnu palju mitmekihilisem. See on elukuurort, see on elamuskuurort, see on kultuurikuurort, see on spordikuurort, see on lastekuurort, see on eakate kuurort, see on suvekuurort, see on loomade kuurort, see on kevadkuurort, tarvekuurort, sügiskuurort. See on mitmekihiline ja minu enda isiklik väga suur soov on, et mitte me ei kardaks vaadata mõnikord selle edasipüüdlikkuse juures ka 2 sammu tagasi. Kunagi oli Pärnul väga tugev ravikuurorti identiteet. Kui me selle saaksime tagasi pöörata ja mõelda nii, et
võib-olla teeninduses olev, nii-öelda kuurordimajanduses täna teeninduses olev inimene ei saa väga head palka, aga kui me räägime ravikuurortist, kui me räägime sellest, et see toob tööd ka arstidele, kõrgharitud arstidele, nende kõrgharidusega tugipersonalile, ka samuti ennetava meditsiinispetsialistidele, siis need ei ole madalapalgalised töökohad. Seal tuleb juba töökoht koos palgaga ja loob täiesti uut väärtust. Aga te veidist ütlesite, et noh, et meil on oma see linnahotell on olemas, linnaspa on olemas, miks me siis juba ei tee seda, et kas siis ütlesite, et müüks selle maha, et siis me jätame selle eraettevõtja arendada ja siis meil ei ole väga hoobasid linnas ju selle juhtimiseks, et siis äkki vastupidi, et me peaksime ise ühe uue spa ehitama, kust ravikuurortit arendada. No kahjuks on niimoodi, et aus jutt on see, et 2 väga toredat ettepanekut ja analüüsi on ju sellele samale Spa Estoniale tehtud. Üks on tehtud Pärnu kolledži poolt ja teine on tehtud disainibüroo Velvet poolt, mis puudutavadki siis 55+ terviseedendust ja ennetavat meditsiini. Kahjuks on nende projektide eest küll raha makstud, aga neid projekte ei ole käivitatud. Järelikult linn ei ole käitunud hea omanikuga ja ma väidan, et linn ei olegi hea omanik ühelegi spaale või hotellile ja nagu ma ütlesin, bilanss on korras, tuleb müüa, see raha vabastada ja hoopis teise väga vajaliku kohta suunata, nii nagu räägitud seesama kunstide maja. Aga mida see linnavõim siis teha saab, et okei, meie müüme spa maha, olgu, saame selle raha panna kunstide majja, aga mida linnavõim saab teha, et meile siis tekiks seda ravikuurorti pakkumist juurde, et kõik need arstid siia jõuaksid, see oleks väga tore, kõik need patsiendid jõuaksid, aga mida linn selleks siis teha saab või mida te teeksite? Loob raamistiku ja ma ütlen päris ausalt, linnapea peab olema linna müügimees või naine, number 1 ja ta peab igal pool astuma julgelt ette ja rääkima sellest, kui hea ja tore on elada tema linnas, kui hästi me arendame keskkonda, elukeskkonda, ettevõtluskeskkonda, et võtame natukene näiteid, proovime kopeerida ägedate Taani linnade ka siis sellist natuke võib-olla seda hüge identiteeti, aga vaatame, kuidas nende linnade esimesed mehed ja naised promovad. Mul on väga hea meel, et praegult Brainstorm, eks ole, teeb meile head propagandat Pärnus, aga mu meelest esimene propagandamasin peaks olema linn, abilinnapead, linnapea, eks ole, Destinationiga koos. See on suhtumise küsimus, see ongi vot seesama kire küsimus, kas sa tahad oma linna promoda, kas sa tahad tuua siia koostööpartnereid ja neid ägedaid inimesi, kes sinuga sama veregrupiga mõtlevad. Ja tänane linnapea ei teinud seda? Otsustage ise, teie olete valija. Teie olete ka valija, et kas ta siis ei teinud? No sellepärast me siin oleme uue jõuna, et me tunneme, et on võimalik teha kordades rohkem. Melomaanina mulle see Brainstormi idee meeldib, ma lihtsalt mõtlen, et meil on oluline ka Soome turg, et kas sealt võtame Lordi või kelle me sealt võtame ja Rootsi ja nii edasi. Sellised promo asjad on tegelikult üliolulised. Me peame hästi nutikalt vaatama, eks ole, et just nimelt need lähiturud, et need on Läti, Brainstorm, suurepärane idee, aga mitte ainult, eks ole, et ka täpselt soomlased, sellel suvel oli meil päris palju sakslasi. Mõtleme, kuidas me saame nutikalt minna Saksa turule ja siin on muidugi ka see, et vanas Euroopas ja ka Vahemere maades täna on kuumalained, toome ka jaheturismi mõtted siia, eks ole, oleme uuenduslikud, oleme ambitsioonikad. Rammstein on täiesti normaalne bänd. Rammstein Pärnus oleks kohta Pärnus, kus Rammstein saaks esineda, teeks kohe selle ära. Me jõuame kohe kultuuri ja noorte teema juurde, sellepärast, et meil on juba päris palju aega mööda läinud ja järgmine küsimus ongi meil tegelikult noorte teemaline. Aga kas nüüd võib teha niimoodi, kas valija lubab ka, ma arvan, et see on valija huvides, kui valija poolt. Mille poolt, ma ei tea, mille poolt sa oled, aga valija on juba poolt. Ma teen ettepaneku, et nii nagu eestlaste kõige lemmikuma spordialas praegult korvpallis, mina olen meeskonna kapten, ma ütlen time out ja ma palun vahetust, et Jana läheb praegult korraks pingile, varumeeste pingile ja me kutsume oma noortekoja esindaja Ranek Fridolini ja Ranek tuleb, räägib ise, sest no mida meie noorte eest räägime, Ranek, räägi parem ise. Ranek, kõigepealt mõne sõnaga iseendast.
mina olen Ranek Fridolin ja ma olen Valimisliit Südamega Pärnu noortekoja eestvedaja. Et ma ise õpin gümnaasiumis, olen siis 11. klassi õpilane ja tegelen aktiivselt muusikaga ja käin tööl ja õpin ja nagu ikka üks gümnasist teeb. Nii, aga ega me sulle armu ei anna, et kell armutult tiksub. Mis siis on tänastel noortel Pärnus puudu? Mida nad vajaksid? Et ütleme see, et kui nad lähevad õppima, et nad tuleksid kodulinna tagasi, et neil oleks, ütleme, see õppimise ajal siin hea olla, et saad aru, tekiks suke koduigatsuse tunne. Mis selle jaoks on, mis noored räägivad, mis neil vaja on? No see küsimus nagu pigem minu silmis oli suunatud ju nendele noortele ka, kes praegu siin õpivad, et gümnaasiumis ka, on ju. Et ma alustaksin sellest, et vaba ja võimalused kindlasti. Et see on hästi põletav teema, meil on noortekeskused tegelikult ja huub, on ju, aga tegelikult see Pärnu noorte vaba ja keskus on ju üle silla. Ta on tegelikult hästi mõttetult kaugel näiteks kesklinnas õppiva inimese jaoks. Et kesklinnas on ju 3 kõige suuremat kooli tegelikult, et Kuninga, Vanalinn ja Sütevaka, et kõik väga suured koolid ja ma näen, et seal läheduses olev huub, mis on tegelikult 16+, et see ei rahulda tegelikult kõiki vajadusi ära. Et ühesõnaga me näeme, et bussijaamas näiteks on hästi palju ju neid noori, kes nii-öelda siis hängivad seal, mis tegelikult ju ei ole kõige õigem koht selle jaoks. Et ma näen, et me võiksime tekitada kesklinna näiteks uue mingisuguse noorte nagu koos olemise koha. Ja me oleme tegelikult Valimisliidus arutanud, et selle võiks teha näiteks kuskile kaubanduskeskusesse. Sellepärast, et meie sisend näitab seda, et noored veedavad oma vaba aega kaubanduskeskustes, seal pinkide peal. Aga miks nad peaksid olema seal pinkide peal, kui neile saaks luua mingisuguse mõnusa, õdusa koha selleks, et nad saaksid näiteks bussi oodata? Ütleme, et sinu idee läheb läbi, et kaubanduskeskusse tuleb see ruum, kus nad on. Mis nad seal teevad? Istuvadki seal, et loome umbes sukse bussijaama pingid ja nad hängivad seal, lihtsalt nad on meil ühes kohas koos. No, Ranekil on palju tihedamad mõtted, kuulake vaid, kas või need vaimse tervise teemad, eks ole. Jah, et see, mida noor seal noortekeskuses tegelikult teeb, see on noor enda teha. Et jällegi, et me ei peaks tegema noortekeskust ja arvama, et mida siis see noor päriselt seal teha tahab, vaid me võiksimegi luua selle eesmärgiga, et see noor tuleb ja ütleb, mida ta tahab seal teha. Ja see vaimne tervis on ka teine punkt, et millele võiks nagu tähelepanu pöörata, et koolipsühholooge on ülivähe ja tegelikult see vaimse tervise nagu nõustamise kättesaadavus on samamoodi tegelikult päris väike. Et võib-olla võikski lõimida omavahel selle nagu noortekeskuses ja kaubanduskeskuses ja siis mingisuguse spetsialisti, kes käibki korra nädalas, 2 korda kuus, kord kuus vahet ei ole, et ta käiks seal ja et oleks võimalus noortel päriselt küsida otse spetsialisti käest. Ja see võikski näiteks olla linna poolt rahastatav. Valija Siim. Ja ma suurepärased mõtted. Minu mõelest see on väga vinge, et noortele leida tegevust ja noored peavad ise ütlema, kus see tegevus on, et ei saa ju nii olla, et tädid-onud istuvad linnavalitsuses, otsustavad ära, kus noortekeskus on, sest muidu see noortekeskus on kaubanduskeskus, et sellega ma olen nõus. Ma korra võib-olla tahtsin küsida üldse mitte kiuslikult, vaid sellepärast, et kõik head asjad nõuavad raha. Kas Pärnu eelarves täna see raha on olemas või me peame seda kuskilt hakkama juurde leidma? Kas, et me saame kõike lubada ja mõelda ja planeerida, aga kas me saame teha ka? Kas see on võimalik? Jah, me saamegi planeerida ja tegelikult, kui me võtame selle endale plaani, siis jällegi unustame ära selle, et seda teha ei saa, nii ei tehta ja raha ei ole. Prioriteetide seadmise küsimus. Selgelt. Sa oled noor. Ütleme, kui sa suhtled oma sõpradega, koolikaaslastega, kui lahedad või kui cool on, kui noored ütlevad, et kui cool on valimas käia, et mis sa prognoosid, et palju, ütleme, sinu sõpru tuttavaid tulevad oktoobris valima? Ma ütleks, et minu tuttavatest ma arvan, et see, kuna ma valin selliseid sõpru, kes on hästi teadlikud, ühiskondlikult aktiivsed inimesed, siis ma arvan, et minu puhul on see nagu suhteliselt kõrge. Aga ma tean inimesi, kes kindlasti ei ole sellest huvitatud, et kaugemas siis ringkonnas, tutvusringkonnas. Et ma arvan, et kui ma peaksin nüüd üleüldiselt rääkima mingisuguse hinnangu andma, siis tegelikult see arv on hästi väike.
aga meil on siin üks väike tore abivahend, et ennem kõlas, et noh, et kas näiteks me oleme ka siin TikTokis, aga meil on noored teinud ägedat 30 sekundi videod, me läheme nendega alates järgmisest nädalast eetrisse ja kõnetame nii Facebookis, Instas kui TikTokis just nimelt noori ja Ranek ja teised vahvad noored räägivadki sellest, miks peaks noor valima minema ja üleüldse, et kas noor teab, et ta saab juba 16-aastaselt valida, tõesti ta saab ise valituks osutuda siis, kui ta on vähemalt 18, aga et kas noor üldse teab, et 16-aastaselt saab ta juba need valikud teha ja ma usun, et kui noored räägivad ise noortele, siis nad jõuavad ka noorteni. See on see sama asi, miks ma praegu palusin vahetust, et ma ei räägi noorte eest, noor tuleb ja räägib enda eest ja kui noor kõnetab noort, siis mina usun küll, et natukene ikka toimib. Tahaks loota muidugi, et palju toimib. Ja minu meelest ka suurepärane, ma lihtsalt korra hakkasin nagu mõtlema, et okei, et on need videod, jõuavad noorteni, aga Ranek tundus ise ikka suht skeptiline, et no ei tea, kas need sõbrad ikkagi siit, need, kes ei ole päris minu sõbrad, aga need teised ümberringi, et no mis arvad siis, kas need videod, kuidas need jõuavad siis sellele, kes täna juba valima ei taha minna või ta ei hooli, ta ütleb, mind see poliitika ei huvita? Ma siiralt loodaks, et need videod tegelikult jõuavad nende inimesteni, kes praegu valimas ei käi või üldse ei teagi, et nad saavad minna. Aga räägime otse, et kui me isegi kui me neid videosid teeme, siis me ei saa ju garanteerida, et see nagu jõuab ka nende noorteni. Et siiralt loodaks ja kindlasti ma enda tutvusringkonnas nagu julgustan noori minema valimaks. No vähemalt meie noored teevad endast parima ja lisaks on meie noortel nii äge mõte ka see, et me küll lõime ka noorte volikogu Pärnu linna volikogu juurde, aga tegelikult ei ole see tööle läinud ja ka see on meie noortekoja üks väga suur ambitsioon, see noorte volikogu tegelikult tööle panna. Miks ta praegu ei tööta? Miks ta siis kehvasti toimib? Miks ta ei tööta? Põhjus on selles, et need noored, kes sinna valiti aasta tagasi, on läinud õppima kuskile mujale linnadesse, ehk siis tegelikult see kõik need inimesed, kes sinna nii-öelda siis valiti, nad tegelikult on ära läinud, ehk siis sisuliselt null sisu toimub seal. Et meie idee ongi see, et me võtame ühe suure, mitte suure, aga keskmise kamba ja me lähme ja kandideerimegi sinna volikokku ja me üritame seal mingisugust sisulist asja teha, sest see on tegelikult võimalik, lihtsalt seda võimalust ei kasutata ära praegu. Mina juba mõnda aega ei ole noor valija, selles mõttes seda on näha minu näost, aga kas linnavõim kuulab neid noori, kes seal volikogus, noortevolikogus olid? Kas linnavõim võtab vastu või siiamaani on võtnud noorte algatusi vastu, et kuidas sellega praeguseni olnud on? No kuna see noortevolikogu on olnud täiesti vaikelus, siis ei ole sealt tõesti olnud midagi ka tulemas, ei ole võimalik ka midagi vastu võtta. Ja siin me just näemegi Ranekis äravaid silmi, eks ole, kes ütleb, et me tahame kandideerida, me tahame selle uuesti ellu äratada ja tegelikult muidugi on võimalik tulla. On võimalik tulla nendel noortel ka läbi juba kogenud poliitikute, tegelikult tulla, koputada, võtta nööbist kinni sellel poliitikul, keda nemad on valinud ja läbi selle poliitiku viia ka suurde volikogu asju, volikogu komisjonidesse, et meil on lõppude lõpuks ka noortekomisjon täiesti volikogu juures olemas. Nii et need võimalused on olemas. Küsimus on, kas neid võimalusi kasutatakse ja minu usk vaadates siin praegult Ranekile otsa on küll, et jah, alati saab paremini ja siin on mees, kes tahab teha paremini. Mina ühte noorte asja veel märkasin, olen ju kooliõpetaja, siis siin kevadel oli päris suur meelepaha linnas gümnaasiumi kohtade osas, et neid oli vähe. Et mis teie seisukoht siis oma valimisliidus on, et kas neid oli vähe või kas neid tuleks juurde teha, kas Pärnu linn peaks nägema rohkem vaeva, et kõigile noortele, kes Pärnu linnas on ka gümnaasiumi üldhariduskoht pakkuda või pigem võiks jääda nii, nagu on, et meil on Pärnu linna sees mitu gümnaasiumit olemas ja ka kutseõppe väga heal tasemel, et siis lihtsalt paratamatult konkurents panebki asjad paika. Loomulikult, kui on mure, siis see mure peab jõudma otsustajateni ja otsustajad päriselt peavad selle murega tegelema. Tõsi on ka muidugi see, et neid kohti on siiski rohkem, et me näiteks Pärnu linn on territoriaalselt juba nüüd nii suur, et tõesti, kui ma ei saa oma kodulähedasse kooli, siis ma peaksin vaatama pilguga natukene kaugemale. Ja ma natukene näen Pärnus seda, et
20 minutit bussisõitu peljatakse juba liiga paljuks. Tuletame meelde seda, kui kes on elanud või vähemalt õppinud mõnda aega töötanud Tallinnas, siis kesklinnast näiteks Viimsisse sõita tööle või kooli, sa sõidad 40-45 minutit ja teine ots tagasi. Meie pelgame võib-olla 20-minutilist bussisõitu. Tõsi on ka see, et bussiliiklust ehk et ühistransporti tuleb seega siis edendada, aga koolikohtade teemaga muidugi peab kohalik omavalitsus tegelema. Ei saagi olla mitte mingit muud üldse vastust. Samamoodi, nii nagu oli meil ka, eks ole, siin väga tõsine probleem lasteaedade toitlustamisega, tuleb välja, et ka koolide toitlustamisega on meil probleemid. Me ei saa eirata neid küsimusi, mida meie oma linna inimesed meile toovad. Ja võib-olla konkreetselt, et siis ühesõnaga ma saan õigesti aru, et tegelikult see on hea, et inimesed on välja toonud selle probleemi, aga iseenesest koolikohti meil puudu pole, et ühistransport või mõtlemine sellest, et ühistransport pole piisavalt hea, takistab ja seda probleemi tekitab, et see probleem ei ole iseenesest puudus, vaid mingi muu kõrvaline probleem. Ja osaliselt kindlasti ka see, eks ole, et ei olda valmis minema muusse kooli, kui sulle sobiv kodulähedane kool, eks ole. See on nüüd ka tegelikult selge, aga veel kord, selle küsimusega peab tegelema ja kui vajadus on, siis peab reageerima. Probleem oli jah selles, et osade lastevanemate lapsed ei pääsenud teatud kindlasse kooli ja sealt tekkis kohe siis see asi, kuigi meil on Tõstamaal ja kuskil natukene eemal on täiesti koolid olemas. Aga nii, et mul on üleskutse siis kõik ärksad noored, Rannek on siin, et otsige Rannek üles, et mina soovis küll, et meie noorte volikogu töötaks ja lihtsalt üks väike märkus oli ka see, et kui võib-olla meile üllatusena tuli välja, et Jüri Ratas kandis palki õla peal ja tegi TikTokis igasugust nalja, siis tegelikult noorte seas oli see ülipopulaarne, ma ei tea numbreid, aga ma kuskilt lugesin, et noorte poolehoid Jüri Ratasele tõusis oluliselt, nii et võtke omale oks õla peale ja jalutage. Nii, ma tahaks tegelikult, meil on nüüd tõesti vähe jäänud, et ma tahaks rääkida ka kultuurist, noored kultuur, et ütleme, mu enda poiss mängis kitarri, ainukene väljund oli see, et ta sai kell 10 mängida jaanipäeval vanematele prouadele, härradele Nirvanat. Mida noored, kultuuri küsimustes ootaksid, milliseid muutusi? See on ka üks meie punkt, mis kindlasti programmi tuleb, et mul on siin punktid ees ja et siin vaba aja võimalustest me nagu otsa lahti tegime ja kultuurielu, et suuremad kontserdid tegelikult ongi suvel. Alustame sellest, et tegelikult võiks ju tuua noortele rohkem võimalusi, et nad saaksid käia erinevatel kontsertitel ka talvel. See Templi klubi siin, ülimalt hea koht. See on nagu Pärnu, ma arvan, üks pärl kindlasti, et see on nagu hea alustala siin. Ma arvan, et võiks olla rohkem noortele suunatud üritusi, üleüldse. Mingid diskod, mingid töötoad, samamoodi nagu sa väitsid, et sul endal laps õppis kitarri, et tal ei olnud väljundit, et võib-olla peakski tegema siin Templis mingisuguseid linna poolt rahastatud üritusi, kus tulevadki vanemad kokku, siis muusikakoolis õppivad lapsed tulevad siia, mängivad ja tegelikult ongi väljund olemas. Et mõtleme nagu hästi realistlikult, hästi otse. Siis, ega tegelikult ei olegi midagi, et Tempel, ma arvan, on ülimalt hea nagu see alustala siin. Et ja ülihea näide sellest, kuidas tegelikult noorte seas kultuurielu populariseerida. No meil on ju tegelikult ka Wunderbar, meil on garaaž. Ütleme selles mõttes, et meil on ju tegelikult erineva žanri kohti, sellepärast, et garaaž üldse omale mingit diskot ei võtagi, et seal ainult lahedat muusikat kuulebki. Et kas siis kuidas sa näed, et kas võiks olla siis linnavalitsuse poolt mingi parem rahastuse formaat, et noored saaksid klubides teha, et kas või noorte bändid, kes teevad proome, et nad saavad kuskil esineda, et linn peaks kuidagi paremini toetama seda kogu süsteemi? Ma tean konkreetselt vähemalt 2 noorte bändi, kes on üliäge punt, neil ei ole väljundit. Nad ei saa lihtsalt tulla siia ja hakata mängimast, et ilmselgelt selleks on vaja tehnikat, selleks on vaja heli, valgust, mis iganes. Võib-olla see ongi see koht, kuhu linn peaks raha suunama, et tekitaks võimaluse, kus esineda, sest et tahe on olemas. Inimesed, noored, need samad noored, kes teevad bändi, neil on tahe tulla siia esinema, aga nad ei saa, et neil ei ole tehnikat võib-olla või võimalus siia tulla. Et ma arvan, et see on üks asi, mis on nagu rahastuse taga kinni.
tölp kuskil riikus siin ringi, et anna telefoninumbrid. Valija Siim, on sul kultuuri koha pealt midagi Ranekile? Mulle iseenesest see idee väga sobis ja mulle väga meeldib see idee, mida Ranek ütleb, et tuleb luua võimalused, kus noored saavad linnavõimu käest tuge, on ju, ja sellest meie kõigi ühisest kassast seda tuge ja ma ei ole väga kursis, võib-olla, sest ma ei ole enam noor, et kas selliseid nagu selliseid linnaprojekte noortele, mis ongi noortele suunatud, noorte omaalgatuseks, millel võib-olla aruandlus oleks minimaalne ja eesmärk on just oma noorte kultuuri aidata, et kas selliseid on, aga kui selliseid ei ole ja teie neid teeks, vot see oleks küll asi, mis mulle väga meeldiks, et noored saaksid eelarverealt taotleda endale väikseid asju, võib-olla see ju tihti ei jää, see ei ole tuhandetes eurodes tihti, see on ju ikkagi mõnes sajas euros ja selliseid nagu projekte ja taotlusi, kus noor ise saab lihtsasti seda taotleda, mitte suuresti Euroopa struktuurifondist, see kõlab väga vingelt. Aga ma arvan, siinkohal peakski tegema koostööd kohalike ettevõtjate ja linnaga, linnavalitsusega, et luua mingisugune projekt, et tegelikult on ju, küsimus on lihtsalt tegemises. Avame selle diskussiooni, avame selle arutelu ja mõtleme koos välja, sest see on meie kõigi Pärnu. Noorte Pärnu, keskealiste Pärnu, eakate Pärnu, kultuuri Pärnu. Kuidas sulle, Ranek, noorena tundub, et äkki Pärnu noored vajavad ka ütleme, see volikogu on volikoguks, aga kas meil on vaja ühte tugevat isiksust, kes koondab enda ümber noori, kes kuulavad teda ja siis teevad asju? Et võib-olla on selle taha jäänud, et kõik sebivad kuidagi oma nurgas, aga oleks vaja seda ühte keskset inimesi, kes suunaks seda. Ülihea mõte tegelikult, ma ei ole ise selle peale kusjuures mõelnud, aga ma arvan, et see probleem ongi selles, et keegi ei võta vedu. Et ongi vaja inimest, kes võtaks kokku need noored ja koos kollektiivselt läheks siis kandideerima. Et tegelikult Nii, meil on jäänud üks küsimus ja nüüd ma kutsuks... Teeme tagasi vahetuse, jah? Ei, jääge kõik kolmekesi siia. Ole hea. Te lihtsalt peate ühte mikrofoni liigutama, sellepärast et viimane küsimus on nüüd selline. Ma korraks tahaks vahele segada, lihtsalt remargi korras. Seesama noorte tegevuse teema, et noortele leida tegevust. Tegelikult, kuna ma ise olen uimaste ennetuse koolitaja just nimelt koolides, see on üks parimaid ennetusviise, mis üleüldse olla saab. Kui noorel on tegevus, läheb ta peale kooli trenni, läheb ta iluuisutama, läheb ta joonistama, siis tal on tegevus ja ta tegelikult ei leia oma teed nende kurjade aineteni. See on uuringutega välja toodud, et need lapsed, kes käivadki pidevalt trennis või huvikoolides, huviringides, siis nemad sinna ei jõua. Nii et see on üks parimaid ennetusviise tegelikult ja see on meie enda tulevik, meie tervem tulevik. Nii, nüüd meil on jäänud natukene vähem kui 3 minutit ja viimane küsimus on selline. Mis siis saab, kui teie ei osutu valituks? Mis Pärnu kaotab? Väga selgelt kaotab Pärnu sellisel juhul suurema ambitsiooni kui lihtsalt 4-aastane valimistsükkel. Kaotab mõtte ja usu sellest, et suurt plaani päriselt on vaja ja selle poole on võimalik liikuda. Ja mis siin muud lisada kui see, et kui meie ei osutu valituks, siis Pärnu ilmselt suure tõenäosusega jääb ilma oma esimesest naislinnapeast. Ja ägedatest noorte mõtetest. Tahad sa võta ots kokku? Ma võtan otsa kokku niimoodi, et ma arvan, et me oleme kõik punt hästi mõistlikke inimesi ja tegelikult see ongi koht, kuhu iga inimene võiks tulla ja oma mõtteid nagu avardada ja avada. Valija Siim, sul on 1,5 minutit, et kogu saade kokku võtta. Kogu saade täitsa mulle. Minul on, ma nüüd veel ei tea, kas ma teid valin, ma veel ei tea, ma kuulan teised ka ära, proovin nende käest ka küsimusi küsida nii hästi, kui ma oskan, aga täitsa sellest lõpust kinni haarates mina tahaks loota, et kui peaks juhtuma nii, et teie valituks ei osutu, siis see hea energia ja need ideed, need ei lähe kaotsi, et ma tahaks loota, et päris nii ei ole, et Pärnul siis pikka plaani ei ole, et teil on endiselt motivatsiooni, olgu see Ranek noortega, teised siis oma
ealiste ja oma eriala inimestega ettevõtjad või haridusinimesed edasi töötada ja need head ideed edasi anda, sest mul on siiras usk, et isegi kui valija täna ei leia, mitte mina, vaid valija tervikuna ei leia, et teie ideed väärivad toetust, siis need ideed endiselt saavad edasi kanduda ka teistes ka mõistlikes inimestes, et lõpuks meil on üks linn ja võib-olla see on tore, et sellist vastandumist me saame vältida ka siis, kui ühte või teistmoodi tulemused lähevad. Meil on oma valimisliiduga ka pikk plaan. Me ei tulnud ainult nendeks valimisteks, vaid me tõsiselt tahame luua väga hea ja tugeva alternatiivi Pärnu poliitmaastikul ja kindlasti veel järgmiseks 4 ja 8, 12 ja nüüd edasi kordama nendeks kõikideks aastateks. Ja mul on hea meel, et lõppsõna jäi valimisliidule. Et isegi mitte valijale Siimule ei jäänud, sellepärast, et ma nüüd räägin veel 10 sekundit täis, et meil tuleb saateid veel. Suur aitäh, et tulite Suur ja tänu, palju edu teile valimistel. Suur tänu.